juhatangi sisse meie tänase esimese esineja, akadeemik Anu Realo, kes räägib meile sellest, mis asi on hea elu. Palun! Nii, tere päevast ka minu poolt kõigile ja muidugi erakordselt suur tänu korraldajatele, et nad mind siia Elvasse esinema kutsusid, et kui korraldajad väga lahkelt pakkusid transpordikulude katmist, siis ma mõtlesin, et see tegelikult on täitsa vahva pakkumine, sest juhtumisi elame me siit samast ainult mõnesaja meetri kaugusel. Nii et ma olen Elva laululaval küll laulnud, aga rääkinud ma veel ei ole, nii et selles mõttes on väga tore kogemus. Nii et mis on hea elu? Ma mõtlesin selle üle ja panin kirja mõned märksõnad ja tähelepanekud, mida siis teiega siin sellel tänasel keskpäeval, südasuvisel laupäevasel keskpäeval jagada. Et hea elu on üks nendest teemadest, mille üle on ju filosoofid ja psühholoogid tegelikult aastatuhandeid ja aastasadu arutlenud. Et ei ole kindlasti uus teema, aga on üks nendest teemadest, millest ikka ja jälle tuleb rääkida, sest on äärmiselt oluline. Ja kuigi ma olen psühholoog ja ka sotsioloog, siis ma mõtlesin, et ei ole ikkagi võimalik heast elust rääkida ilma selleta, et teha kas või üks viide nendele erinevatele filosoofilistele käsitlustele ja ma mõtlesin, et kellest siis ikka veel alustada, kui mitte Aristotelesest. Sest ta tegelikult ka sobib sellesse tänasesse päeva ja nende ülejäänud teemadega, mida ma räägin nagu väga hästi. Nii et kui me mõtleme selle peale, mida Vana-Kreeka filosoof Aristoteles arvas heast elust, siis Aristotelese arvates oli see tegelikult inimese elu nagu see ülim eesmärk, et kõik, mida me siin elus teeme, mida me tunneme ja mõtleme, see tegelikult peaks meid viima selle hea elu suunas. Et me peaksime omandama need asjad elu käigus, mis võimaldaksid meil elada seda elu kõige paremal võimalikul viisil. Ja mis oli tegelikult Aristotelese arvates väga oluline, oli see, et need asjad on tegelikult universaalsed inimeste lõikes. Ei ole mitte sellist olukorda, et iga inimene on siin oma õnnesepp ja et on olemas mingisugune universaal, nii-öelda on olemas selline igal ühel oma õnne valem. Et tegelikult need hea elu komponendid olid Aristotelese arvates üsna samad kõigile ja need tegelikult tuginevad meie loomulikele vajadustele. Et Aristoteles alustas sellistest olulistest, füüsilistest, kehalistest asjadest nagu tervis, vitaalsus, jõud, kõikvõimalikud välised Aristotelese arvates asjad nagu näiteks toit, jook, peavari, aga ka uni. Kuid siis kõige olulisem on ikkagi need nii-öelda sellised vaimlised komponendid, mis puudutavad siis seda, et tuleb tegeleda ennekõike sellega, et tuleb nii-öelda arendada ja kultiveerida oma sõprussuhteid, armastus, enesehinnang, esteetiline nauding ja au. Nii et Aristoteles oli selles mõttes väga ka nagu ettekirjutav või preskriptiivne, et nende nii-öelda kehaliste ja füüsiliste väliste asjadega tuleb inimene peab piiri pidama, et ei maksa liiga palju nautida head toitu või head jooki, küll aga siis nende nii-öelda vaimu omadustega, et nende puhul ei ole mingeid piiranguid ja mida rohkem, seda parem ja mida rohkem inimene sellega tegeleb, seda suurem on lootus, et jõuda siis selle hea eluni. Nii et mis Aristotelesest meelde jätta on see, et hea elu valem on universaalne ja see siis tegelikult kehtib üsna kõikidele inimestele. Tänapäeva filosoofid ja psühholoogid on vastupidisel seisukohal. Ei kirjuta enam ette Aristotelese kombele, et mida hea elu tähendab või kuidas olla õnnelik, nii et ollakse üldiselt arvamusel selles osas, et hea elu võib tähendada inimeste jaoks erinevaid asju. Et mõnele võib-olla see võib olla rikkus, teisele kuulsus, kolmandale perekond, neljandale tema lapsed, vaimne tegevus. Nii et need hea elu komponendid paneb iga inimene enda meelest kokku. Ja mida siis tegelikult on uuringud näidanud, on veelgi see, et see hea elu tähendus võib inimestele elu kaare jooksul muutuda, ehk siis see, mis on hea elu võib-olla 7 aasta vanuselt, äkki ei ole see sama päris hea elu, mis on näiteks 70-aastaselt. Ja see võib ka sõltuda ümbritsevast kultuurikeskkonnast ja ajastust. Et hetkel, kus me siis elame sellises sotsiaalmeedia ruumis ja ka meedia loob meile tegelikult müüte väga olulisel viisil
sellest, mis on hea elu ja sellest on raske ennast mitte mõjutada saada, et kui te mõtlete kas või tagasi nendele võib-olla nüüd on neid vähem, kuid mõned aastad tagasi oli väga palju jõulueelseid reklaame, mis kujutasid selliseid blonde, pikki, soledaid, ilusaid noori inimesi valgetes kampsunites, sellistes lumme uppunud tuledes, särades, majades veel ilusamate valgepäiste lastega, neil olid ka tavaliselt siis sellised väga heas vormis ja vanemad, kes siis koos tähistasid imelisi jõule, et olid erinevad sellised reklaamid, mille läbi siis nagu tegelikult luuakse seda mudelit sellest heast elust, mille poole inimesed peaksid püüdlema või mõelge nende erinevate alkoholireklaamide peale, mida ka nüüd on vähem erinevate regulatsioonidega, kus siis me tegelikult näeme, kuidas noored inimesed väga cool'ilt chillivad kusagil rannas võrkkiiges, eks ole, et me näeme sellised rütmiline hea muusika taustal, mis jätkab nagu mulje, kus nagu see on see hea elu, mille poole nagu püüelda. Samas, kui me oleme rääkinud, et on tõenäoliselt heaelu käsitluses vanuselised erinevused, on ka nii-öelda ajastuspetsiifilised erinevused, siis kindlasti peab rääkima ka sellest, et on tegelikult kultuurispetsiifilised erinevused, et see nägemus sellest, et hea elu, iga inimene on oma õnne sepp, et hea elu on midagi, mis on inimese enda otsustada ja tema valikute küsimus, siis ka see on tegelikult väga läänelik arusaam. Et paljudes Ida-Aasia riikides nähakse seda hoopiski õnne, nähakse mingi juhusena, mis justkui nagu sinu teele satub ja kogu see nii-öelda hea elu tähendab seda, et halvad ajad vahelduvad heade aegadega ja see on nagu selline normaalne osa elust ja arengust, mistõttu see hea elu ei ole võib-olla midagi sellist, mida lääne inimese mõttes tuleb tingimata püüda ja püüda kätte saada või ise kokku panna, et see tegelikult lihtsalt juhtub ja tänu sellele ka tegelikult siis paljudes Ida-Aasia riikides inimesed kogevad korraga nii positiivseid kui negatiivseid emotsioone, mis tegelikult jällegi võib-olla siinses kultuuriruumis inimesed vähem kogevad, et kui sa oled õnnelik, sa ei ole samal ajal kurb, kuid paljudes Ida-Aasia kultuurides on see täiesti normaalne, et sa oled korraga nii kurb kui õnnelik, sest elu lihtsalt ongi selline. Nii et ma paluksin teil nüüd korraks mõelda, kes te olete tulnud, et mida siis tegelikult hea elu teie jaoks tähendab. Et võib ka ju seda sõnastada, nagu me psühholoogidena teeme, et millal te tunnete, et olete eluga rahul või millal te tunnete, et te olete õnnelik. Ja mõelge selle üle, sest me tuleme selle teema juurde tagasi, et mis oleks üks otsus näiteks, kui te peaksite seda praegu tegema, mis oleks üks otsus, mis teie arvates võiks teid viia selle nii-öelda hea eluni, kui ta juba ei ole seda teinud. Nii et psühholoogid tegelikult räägivad sageli hea elu asemel heaolust ja räägivad sealjuures ka õnnest ja rahulolust. Ja kuna õnn on selline väga filosoofiline, sageli inimeste jaoks ka natuke hoomamatu teema, siis psühholoogid ongi püüdnud seda nii-öelda pragmaatiliselt erinevate küsimuste läbi siis mõõta. Aga kui ikkagi inimeste käest otse küsida väga paljudes erinevates maailma nurkades, et mis siis nende jaoks on õnn, siis tegelikult praktiliselt igal pool maailmas annavad inimesed sama vastuse. Ja see õnn on sisemine harmoonia ehk hingerahu. Ja üllatav on see ehk seepärast, et see ei ole nagu üllatav, kui ma teie käest küsiksin, võib-olla ma saaksin sama vastuse. Aga üllatav on võib-olla sellepärast, et tegelikult selle sisemise harmoonia ja hingerahuga tegelevad väga paljud eneseabiõpikud ja koolitused, samal ajal kui teaduslikus psühholoogias tegelikult õnneuuringutes on see sisemise harmoonia ja hingerahu teema tegelikult suurel määral tahaplaanile jäänud. Nii et me uurime tõesti õnnetunnet, me uurime eluga rahulolu ja mida siis võikski siduda otseselt ka hea eluga, sest võiks ju arvata, et kui elu on hea, siis oled sa eluga rahul ja sa oled ka õnnelik. Nii et, ja kui me mõtleme õnnetunde peale veel psühholoogilisest perspektiivist, siis tegelikult on seal ka kaks erinevat suurt lähenemist. Üks ongi siis tegelikult selline väga Aristotelese õpetusel põhinev, mis siis ütlebki meile seda, et hea elu, õnnetunne tugineb ennekõike tähendusrikkale elule. Et meie elul peab olema mõte, meil peab olema võimalik ennast arendada, elus edasi liikuda ja elul peab olema tähendus ja eesmärk.
Ja see teine selline hedooniline naudingupõhine õnn on siis see, et kui me mõtleme, et kuivõrd tegelikult hästi me ennast tunneme, kuivõrd me kogeme positiivseid emotsioone, kuivõrd me kogeme negatiivseid emotsioone, mis teeb meid kurvaks, mis teeb meid rõõmsaks ja kuivõrd me oleme eluga rahul. Ja need selline subjektiivse heaolu määratlus väga sageli puudutabki siis seda, et meil on kõrge, meie ütleme, et inimestel on kõrge subjektiivne heaolu, kui nad kogevad palju positiivseid emotsioone, vähe negatiivseid emotsioone või vähem negatiivseid emotsioone ja nad on üldiselt oma elu ja erinevate elu aspektidega rahul. Aga siis see teine psühholoogiline heaolu pool, see eudaimooniline Aristotelese õpetusel põhinev on siis tegelikult samavõrra oluline ja puudutab just nimelt seda elu eesmärkide ja tähenduslikkuse olulisust. Tegelikult on elu suur loterii, nagu me teame, sest kui te olete ka võib-olla oma elus märganud, siis mõned inimesed lihtsalt ongi kohe nagu rõõmsamad kui teised ja ongi õnnelikumad kui teised ja muidugi see ei ole päris loterii, sest me teame seda, et isiksuse omadused on olulise geneetilise komponendiga, kuid mitte ainult. Nii et tegelikult on see selles mõttes ebaaus, et mõnedel inimestel ongi väike eelsoodumus olla teistest õnnelikum ja rahulolevam ja rõõmsam. Ja see siis ennekõike tähendabki seda, et eluga rahulolu ja õnnetunne on väga oluliselt seotud inimeste kahe suure isiksuse omadusega, milleks on neurootilisus ja ekstravertsus. Ehk siis neurootilisuse puhul me räägime kalduvusest kogeda negatiivseid emotsioone, olla ärev, tundlik, muretseda palju, vihastada kergesti. Ja üldiselt on niimoodi, et inimesed, kes kipuvad olema enam neurootilised, kipuvad olema ka vähem oma eluga rahul ja kipuvad kogema rohkem kõikvõimalikke negatiivseid emotsioone ja ka hea elu võib-olla on natukene raskem seeläbi saavutada. Samal ajal ekstravertsetel inimestel on kalduvus kogeda positiivseid emotsioone, rõõmu, olla seltskondlikumad, sotsiaalsemad, jutukamad, mis ühtlasi viitab sellele, et tegelikult kogetakse siis kõikvõimalikke positiivseid emotsioone rohkem ja ollakse ka oma eluga rohkem rahul. Nii et selles mõttes on juba natukene selline väike ebavõrdsus sisse kirjutatud, mis muidugi ei määra kõike. Ja kindlasti ei ole võimalik öelda, et ekstravertsusest ja neurootilisest üksinda on nüüd võimalik inimeste head elu või õnnetunnet määratleda, kuid natukene abi on ikka. Oma ühes hiljutises uuringus kolleegidega Tartu Ülikoolist me tegelikult näitasime, et siis lisaks nendele suurtele neurootilisusele ja ekstravertsusele on siis eluga rahuloluga väga oluliselt seotud ka mitmed sellised väiksemad, pisemad olulised isiksuse omadused ja näiteks siis on inimesed, kellel on kes ei ole üldse rahul oma eluga, siis kipub olema niimoodi, et nad arvavad ka seda, et teised ei saa neist aru, et nad on otsustusvõimetud, nad on kadedad, nad tunnevad ennast, et neid kasutatakse teiste inimeste poolest ära, nad tunnevad, et nad ei ole piisavalt võimekad nagu teised inimesed ja et üleüldse kõik see tore, mida nad oma elus teevad, tegelikult pühenduvad teistele inimestele, et see kõik tegelikult ei leia nagu sellist sobilikku tasu ja vastuvõtlikkust teiste inimeste poolt. Nii et tegelikult isiksuse omadustel on oluline roll selles, kuidas me oma elu näeme, kuidas me seda hindame ja samuti võib siis öelda, et ka teatud rolli selles osas, et kuidas ja mismoodi me oma head elu oskame elada. Kuid siit edasi minnes ikkagi tuleks uuesti küsida, et mis siis ikkagi on hea elu. Ja kui me küsime seda uuringute käigus, kui seda noorte käest küsida, siis väga sageli on vastuseks, mis on hea elu, mis te arvate, mida pakutakse, mida on vaja selleks, et hästi elada. Üsna universaalne, vähemasti läänemaailmas. Kuidas? See on väga selline optimistlik vaade, ma ütleksin, et ärge noored, püüdke nüüd nagu ennast kanaliseerida selliseid me jõuame õigetesse kohtadesse, raha täpselt, kes iganes ütles, siis palju raha ja palju kuulsust. Ühesõnaga, et see on tegelikult see, mis on väga sageli need esimesed vastused ja tegelikult on, kui küsida inimeste, neid samu inimesi jälgida, eks noored inimesed ju ka saavad ajaga vanemaks, siis tegelikult see kuulsuse
iha natukene nagu taandub, aga rikkus ja raha ei kao ikka mitte kuskile, et see jääb ikka oluliseks ja võib-olla ta natukene nagu pehmendub, et hea karjäär ja ei ole laenusid ja materiaalne kindlustatus. Ja tegelikult ei maksa selle üle üldse nagu ironiseerida ega naerda, sest uuringud näitavad väga veenvalt seda, et materiaalne kindlustatus ja materiaalne heaolu ongi väga tugevalt eluga rahuloluga seotud. Et aastakümneid küll püüti seda erinevate nurkade alt uurida ja näidati seda, et ühel hetkel kaob see ära, see rahaefekt eluga rahulolule, et on vaja ainult teatud summa raha selleks, et olla eluga rahul. Et pärast seda ükstapuha, kui palju sa ka mitu miljonit sa juurde teenid, siis eluga rahulolu see enam ei tõsta. Või siis on püütud näidata seda, et sellel objektiivsel sissetulekul ei ole mitte mingisugust tähtsust, et kõik, mis loeb, on see, kuidas sa võrdled ennast ümbritsevate teiste inimestega. Tegelikult nüüd on viimastel aastatel ilmunud üha enam uuringuid, mis näitavad seda, et tegelikult midagi ei ole teha selles meie kultuuris, meie ühiskonnas. Majanduslik kindlustatus on seotud väga oluliselt hea elu määratlusega. Ja üks töö, mis tegelikult seda avab nagu võib-olla täpsemalt, et kus siis tegelikult ikkagi tuleb ka näiteks selle hea elu ja raha seos, siis tuleb see näiteks läbi tervise, sest ka kui me mõtleme Eestis, siis tegelikult on võimalik endale nii-öelda paremat terviseteenust osta just nimelt, kui sul on olemas rahalised vahendid selleks. Ja see on näiteks üks mehhanism, mis võib ka seda väga olulisel määral mõjutada nendes riikides, kus tõepoolest näiteks haigekassa järjekorrad on pikad, kuid eraarstile on võimalik pääseda väga kiiresti, kuid sul on vaja selleks omada vastavaid rahalisi vahendeid. Nii et tegelikult see raha võibki siis mõjuda läbi erinevate eluvaldkondade heale elule ja eluga rahulolule. Kuid kindlasti ei ole see nagu head elu ja õnnetunnet mõjutab primaarne faktor, sest väga vähesed inimesed oma elu lõpus nii-öelda võtavad oma elu kokku ja ohkavad selle üle ja ütlevad, et et küll oleks tore olnud, kui mul oleks olnud rohkem raha või küll oleks tore olnud, kui mul oleks olnud rohkem asju. Et üldjuhul ei ole need asjad, mida inimesed oma elu lõpus räägivad, et mida tegelikult räägitakse, on see, et oleks osanud seda suhet hoida või oleks paremini rohkem aega veetud nende kallite inimestega, oleks oma lastele rohkem aega pühendanud, eks ole, et oleks tegelenud oluliste asjadega. Et kui vaadata, siis mida peavad oluliseks inimesed, kes on jõudnud oma elukaare sinna lõpupoole, siis raha, kuulsus ja asjad ei ole need, vaid tegelikult, millest räägitakse, on inimsuhted. Nii et kui tulla tagasi selle küsimuse juurde, mida ma just ennem küsisin, et mis siis on see üks investeering, mida tasuks teha, siis see üks investeering on tegelikult uuringute järgi väga selgelt investeering sotsiaalsetesse suhetesse. Ehk siis seda tasub teha tugevatesse, vastastikku hoolivatesse ja vastastikku hoidvatesse inimsuhetesse ning see on nüüd siis leidnud kinnitust väga paljude erinevate kestvusuuringute läbi, kus ühte sedasama inimrühma on jälgitud aastakümnete ja aastakümnete jooksul, sellest ajast, kui nad on olnud lapsed, kuni siis kõrge vanuseni ja nende surmani välja. Nii et see ongi kõige olulisem hea elu omadus. Ma räägin ka natuke veel teistest, aga kokkuvõttes võibki nii öelda, et tegelikult inimene on sotsiaalne loom ja inimesed, kellel on tugevad sõprus- ja peresuhted, on märkimisväärselt enam oma eluga rahul ja nad on tervemad ja elavad kauem ja säilitavad ka elurõõmu siis erinevatest eluraskustest hoolimata. Nii et näiteks Ameerikas läbi viidud uuringu tulemused näitavad seda, et kui inimesed, kellel olid 50-ndates eluaastates, 50-ndate eluaastate algul enda hinnangul kõige paremad sotsiaalsed suhted, kõige tugevamad, rahuldust pakkuvamad, siis elasid, nende tervis oli ka 80-ndatesse 30 aastat hiljem oli võrreldes teiste eakaaslastega märkimisväärselt parem. Ja psühholoogid on siis leidnud, et tegelikult need sotsiaalsed suhted, et mõnedele tulevad need lihtsamini meil, eks ole, et on neid lihtsam luua, aga tegelikult on see nagu see muskel, mida tuleb treenida ja harjutada, et see ei teki üleöö, sellega tuleb nagu füüsilise muskliga vaeva näha, sellesse tuleb investeerida aega, tähelepanu, neid suhteid tuleb kultiveerida ja hoida, tuleb teha ohverdusi enda eesmärkide nimel või vähemasti kompromisse enda eesmärkide ja soovide nimel. Kuid uuringud siis näitavad üsna veenvalt seda, et mida rohkem me veedame kvaliteetset aega inimestega, kellest me hoolime, keda me armastame, siis seda õnnelikumad me oleme ja muidugi nagu oluline on see kvaliteet, mitte kvantiteet. Et
et oluline on olla olemas ja kohal, pöörata tähelepanu, panna tähele ja seda nii heas kui halvas. Nii et kõik need tõed, mida me teame, et mida sa annad, saad sa vastu, eks ole, siis suhted on alati kahepoolne ettevõtmine. Suhetega on alati see võimalus, et midagi läheb viltu, saab haiget, kuid see risk tuleb võtta, sest see uudishimu ja see nii-öelda julgus ka neid suhteid luua peab ja hoida peab olema olemas. Ja muidugi täpselt, et see huvi lihtsalt selle vastu, et see siiras huvi, mida teevad inimesed, keda sa pead oma elus oluliseks, mis on selle suhte väga oluline osa, lootuses, et nad tegelikult siis vastavad sulle selle samaga. Nii et jah, sotsiaalsed suhted on vaieldamatult üks hea elu väga-väga olulisi komponente. Aga muidugi nagu ikka pole see ainus komponent. Mis siis veel heast elust rääkida? Kui me oleme juba rääkinud sellest, et sõbrad on olulised, siis hea elu ei pea olema lihtne. Et sageli arvatakse seda vähemasti sellisel nii-öelda populaarpsühholoogilisel tasemel, et hea elu on nagu lihtne elu, kuid tegelikult hea elu peab olema just nimelt tähendusrikas ja mõtestatud. Et kui me mõtleme, et mis on hea elu, siis ta on tõesti rõõmus, aga ta on ka rikas ja väljakutseid pakkuv, et heas elus juhtub kõike nagu elus ikka juhtub, et on head ajad ja on halvad ajad, on erinevad võitlused ja väljakutsed, on lahingud, mis tuleb võita ja kaotada. Ühesõnaga elus juhtub kõike ja kui tundub, et kellegi teise elu on perfektne, eriti tekib see tänapäeva sotsiaalmeedia ajastul see tunne, siis tegelikult me teame, et selle perfektse fassaadi taga võib miski elus ei ole tegelikult perfektne, kellelgi ei ole perfektset elu, mis tähendab ka seda, et ennast ei maksa võrrelda teiste inimestega, sest miski ei tee ettevaatlikumaks, kui kellelgi näib olevat väga perfektne elu, sest tavaliselt see just nimelt tähendabki, et midagi on üsna valesti. Nii et raskused on vältimatud, need juhtuvad kõigiga, juhtuvad meiega, aga ma arvan, et see hea elu lahendus või see võti ongi selles, et kuidas nende raskustega toime tulla ja kuidas nendest raskustest hoolimata säilitada elurõõm. Ja seda on siis ka väga paljud uuringud näidanud, et selline säilenõtkus on just nimelt see oluline muskel, mida võib-olla lisaks sotsiaalsetele suhetele treenida, ehk siis kuidas nagu põrgatada ennast või põrkuda tagasi nendest rasketest oludest ja mitte anda alla ja minna edasi ja mitte jääda nii-öelda maha lamama, vaid suuta siis olla ka tegelikult endiselt uudishimulik enda maailma teiste inimeste vastu, kuidas säilitada rõõm sellest, et lihtsalt on uus päev käes ning on võimalik midagi uut teha. Nii et see on üks, mida psühholoogid ka soovitavad, et seda säilenõtkust, kui on paremad ajad, siis saaks seda vaikselt kasvatada. Et olla enda vastu lahke, olla teiste vastu lahke, hoolitseda nii enda füüsilise kui vaimse tervise eest. Kuid muidugi, kui mõelda selle peale, et mis veel hea elu komponendid on, siis lisaks tuleks öelda, et kui see on vaheldusrikas elu, siis muidugi on see ka nagu tähendusrikas elu, et minu põlvkond ja võib-olla ka vanemad, kui siin keegi on, siis võib-olla mäletavad, lugesime sellist raamatut kooli ajal, kuidas karastus teras. Ja need on need nii-öelda, ma peaaegu mäletan seda tsitaati peast, aga ma kirjutasin selle üles, sest mul olid ikkagi mingid kohad olid meelest läinud, aga mõte on siis nagu selles, et kõige kallim on inimesel elu, et see tuleb elada nii, et ei oleks häbisihitult elatud aastate pärast, eks ole, et see on nagu see õnn elus kujuneb selliseks, nagu igaüks ise seda sepitseb, aga tegelikult see et ei oleks häbisihitult elatud aastate pärast, et see tegelikult on väga sügava mõttega, kui me mõtleme selle peale, et tõepoolest hea elu peaks olema tähendusrikas, sellel võiks olla eesmärk, kuid see muidugi tähendab seda, et me oleme enda jaoks nagu selgeks mõelnud, et mis see eesmärk võiks olla. Hea elu on ka selles mõttes üks olulisi hea elu komponente on see, et meil on õigus ja vabadus ja võimalus teha asju nii, nagu meile sobib ja me võtame ka vastutuse selle eest. Ehk et hea elu tegelikult tähendab seda, et me mõistame, et meie tegudel on mõju, aga meil on võimalik neid tegusid ja otsuseid teha lähtuvalt sellest, mida meie oma elus oluliseks peame.
ja selline autonoomia ja iseseisvus tegelikult on äärmiselt oluline, kuid see ei tähenda egoismi ja sellepärast ma toon siia sisse selle vastutuse mõiste, sest see tegelikult ikkagi tähendab seda, et me saame aru, tehes nii-öelda otsuseid, võttes, et me saame aru, et nendel on tegelikult mõju meid ümbritsevatele teistele inimestele ja me võtame vastutuse oma tegude eest. Aga see autonoomia ja iseseisvus on tõepoolest leitud olevat äärmiselt oluline väärtus, äärmiselt oluline osa inimeste heaolust ja ka heast elust. Ja see on üks selline aspiratsioon, mille poole tegelikult paljude teoreetikute mõttes inimesed püüdlevad kogu oma elu ja väga sageli ei õnnestu see ennem, kui ollakse vabanenud teatud majanduslikest piirangutest või majanduslikest nii-öelda siis kütketest. Ja on siis erinevad käsitlused, mis ütlevadki seda, et niipea kui inimesed on saavutanud teatud materiaalse sõltumatuse, neil on võimalik rakendada seda autonoomsust enda elu edendamisel ja edasiviimisel. Ja võib-olla tasub seda just mõelda ka selles mõttes, et me sellises keskeas olles vähemasti või lapsevanematena ja olles võib-olla eakamate vanemate lapsed, siis me väga sageli arvame, et meil on nagu mingi moraalne õigus justkui nagu see enda maailma nägemine ühelt poolt peale suruda kas oma lastele või teiselt poolt oma eakatele vanematele, võttes neilt ära selle autonoomia ja vabaduse. Aga selles mõttes tegelikult see autonoomia ja õigus ja võimalus teha ise oma elu puudutavaid otsuseid, see ei kao ära aastatega, aga siis, kui inimesed on palju-palju eakamad, ka see on see, mis endiselt on nende jaoks väga oluline. Ja muidugi on heaolu tagamisel väga oluline ka ümbritsev keskkond, sest vaadake, kus me hetkel oleme, kui tore siin on. Ja tegelikult inimesed ongi õnnelikumad ja elavad paremat elu nendes paikades, kus on ühelt poolt kvaliteetne arstiabi ja kättesaadav haridus, väga selge seos, on head elamistingimused ja hästi toimib ühistransport ja kus inimesed üldiselt usaldavad üksteist rohkem. Nii et inimesed, kes elavad turvalises naabruskonnas, elavad paremat elu, samuti kus on palju rohelust, vähem müra, kõikidel nendel teguritel on tegelikult leitud olevat väga-väga oluline seos inimeste vaimse tervisega. Ja on siis ka leitud seda, et tegelikult linna suurus on ka mingit pidi seotud hea eluga, et näiteks hea elu näib olevat vähemasti Ühendkuningriigis läbi viidud uurimuse põhjal kõige parem just nimelt suurlinnade sellistes perifeersetes piirkondades, et peaaegu võikski arvata, et võib-olla Elva olekski nagu ideaalne koht, kui mõelda, et ta on Tartu külje all ja ongi siis täpselt kõik need asjad, mis ma ette lugesin, Elva puhul peavadki imeliselt paika. Ja samuti siis tegelikult on leitud seda, et inimesed on õnnelikumad ja elavad rahulolevamalt seal, kus nende väärtused ja ka lähevad paremini kokku neid ümbritsevate inimeste väärtustega, nii et kui on see võimalus, siis tasub ka mõelda seda, et kuidas leida üles see koht siin päikese all, mis teile tegelikult siis nagu elamiseks kõige paremini sobib. Ja jõudes kohe ka oma ettekande lõpuni, kui ma õnnestub liikuda, siis võib-olla üks teema, millest ma tahtsin veel rääkida, on see, et kas heaolu otsimisega saab nagu liiale minna, et üldiselt kipub olema õnnelikkuse ja hea eluga niimoodi, et kui mida rohkem sellega tegeleda, mida rohkem selle peale mõelda, siis seda vähem õnnelikud me oleme. Et seda on nimetatud ka õnnelikkuse paradoksiks, ehk siis seda, et kui inimesed näevad kohutavalt vaeva, et elada head elu ja olla õnnelikud, siis paratamatult ka nende heaolu kahaneb. Nii et tasub olla mõõdukas ka selles, et kuivõrd seda õnne jahtida ja seda head elu jahtida, sest see üks mehhanism, miks ta sellisel viisil toimib, ongi see, et inimesed seavad endale nii kõrge hea elustandardi ja nii kõrge õnnelikkuse standardi, et ei ole ühelgi viisil võimalik selleni jõuda. Ja teiselt poolt, kui me ise tegeleme nagu kogu aeg oma õnnetunde ja heaolu otsimisega, siis väga sageli see fookus tegelikult keskendub endale ja me jätame unarusse just nimelt kõik need inimesed enda ümber ja sotsiaalsed suhted, mis tegelikult siis on see hea elu valem. Ja siit ma jõuaksingi oma ettekande lõpuni või lühikese loengu lõpuni. Ja võib-olla see viimane mõte ongi see, et kas me võime ennast üldse nagu usaldada selles, et me teame, mis meile hea on.
et kuidas me teame, mis on hea elu ja kas me, kui me arvame, et me teame, kas me võime seda usaldada, et tegelikult ongi paljud uuringud näidanud seda, et inimesed on nagu äärmiselt halvad selles, et teada, mis neile tegelikult nagu hea on. Et on väga palju toredaid uuringuid viidud läbi alates sellest, kuidas inimesed arvavad näiteks, et selline ilus päikesepaisteline ilm teeb neid märgatavalt rõõmsamaks. Me ise oleme näidanud, et tegelikult ei ole vahet, et päikesepaiste iseenesest ei tee kedagi õnnelikumaks, aga miks me seda arvame, on see, et meil lihtsalt jäävad meelde need päevad ja hetked, kus päike paistis ja me tundsime ennast väga hästi. Või teine uuring, mis küsis inimeste käest, et kuivõrd te arvate, et teile meeldiks võõra inimesega suhelda. Ja siis inimesed enamik vastasid ei, et see oleks nii ebamugav ja tekitaks ebamugavustunnet ja üleüldse väga selline kohmetu ja pärast tunneks ennast nii halvasti, kuid siis, kui nad nii-öelda sellesse reaalsesse olukorda pandi ja nad nii-öelda pidid inimestega, võõra inimesega rongis suhtlema, siis tegelikult selgus, et see tulemus oli absoluutselt vastupidine, et enamus inimesi arvasid, et see oli erakordselt huvitav, väga selline nii-öelda nagu valgustav kogemus, nad said palju inspiratsiooni. Nii et tegelikult see on nagu see võib-olla see moraal on see, et me peame katsetama, me peame proovima, mis on need tegevused, mis tegelikult meid teevad õnnelikumaks, et see ei ole võib-olla see, mida me esmapilgul ise arvame, et selleks tulebki nii-öelda olla uudishimulikud ja proovida neid erinevaid võimalusi. Nii et usalda ennast, kuid ole ka avatud erinevatele võimalustele. Nii et võttes kokku selle tänase lühikese esinemise, siis hea elu, jah, see on meie ikkagi ma arvan, et see mingit pidi on meie enda kätes. Mõnedel inimestel võib-olla tuleb ta tänu oma loomupärastele isiksuse omadustele pisut lihtsamini välja, kuid see põhivõti oleksid ikkagi head, positiivsed, tugevad, vastastikused inimsuhted. Ei maksa ennast teistega võrrelda, keskenduda enda tugevustele ja olla uudishimulik. Ja võib-olla see nii-öelda päris viimane soovitus on see, et kui me mõtleme, et need nii-öelda inimsuhted on sedavõrd olulised, siis miks mitte selle tänase päeva lõpetuseks minge koju, mõelge mõne inimese peale, kellega te võib-olla ei ole tükk aega kokku saanud, aga kes on teie elus äärmiselt olulist rolli mänginud või on teile olnud jätkuvalt on kallis, kuid te ei ole temaga rääkinud. Helistage talle, kirjutage talle, saatke talle tekst, saage temaga kokku. Et ma usun, et sellest võidate nii tema kui teie. Aitäh! Aitäh, Anu! Meil on nüüd aega veel paariks küsimuseks. Kas meil on publiku seas tekkinud vahepeal mõtteid, küsimusi, mida sooviks nüüd veel Anuga koos arutada? Andke käega märku ja teie juurde tuleb mikrofon. Ei paista? Siis küsin ise. Tänaseks konverentsiks valmistudes lugesin internetist ka ühte varasemat intervjuud, kus oli juttu 2000-ndatel aastatel sündinud noortest ja toodi välja seal huvitav asjaolu, et need noored on oma eluga rohkem rahul kui varasemad põlvkonnad. Aga samas kogevad nad õnnetunnet vähem. Siin tuleb jälle see õnne paradoks, et ma saan aru, et siin on jällegi küsimus selles, et mida rohkem õnne peale mõelda, seda rohkem sa tunned, et sa oled sellest ilma, aga et samas jällegi üha rohkem räägitakse sellest, et selline tundetarkus või selline emotsionaalne intelligentsus, kui seda võib siia kõrvale tuua mõistena, on nagu äärmiselt oluline, et me peame nagu hästi teadvustama, mida me tunneme. Et kuidas siis sellest paradoksist nii-öelda üle saada, et kas me peamegi selle õnnelikkuse ja hea elu peale mõtlemise tegelikult kuskile tahaplaanile jätma või mis see soovitus on? Ma arvan, et soovitus on mõõdukus, et kõikide asjadega peab nagu mõõdukalt piiri pidama, et ma tõesti arvan, et selline obsessiivne keskendumine ka iseenda, ma olen täiesti nõus sellega, et iseenda tunnetega tuleb tegeleda, loomulikult, kuid see ei saa muutuda nagu oma elu peamiseks eesmärgiks. Ja see ei saa olla see teema, mis nii-öelda nagu täidab meie päevi ja mõtteid hommikust õhtuni. Et see on just nimelt see tasakaalu leidmine selle vahel, et kui palju on hea, et loomulikult nagu igaüks peab selle ise leidma, et kui üldse ei püüa oma mõtetest ja tunnetest aru saada, tõepoolest ei ole võib-olla väga hea, kuid nendega nii-öelda üleliia obsessiivselt tegelemine on sama kahjulik, nii et nagu enamik asjadega siin elus, et kusagil tuleb nagu see tasakaalupunkt tuleb leida, ja see tegelikult võiks siis olla nagu see optimaalne sisend heaks eluks ja ka eluga rahuloluks ning õnnetundeks. Nii et kui meil võib-olla sotsiaalmeediast ja meediapildist igalt poolt
tükib peale ikkagi selline sõnum, et sea iseennast esikohale, mõtle kõige rohkem selle peale, mis sulle hea on ja kuule ja usalda iseennast ja ikkagi keskendu oma sisemise rahulolu leidmisele, siis tegelikult peaks natukene sellest enda mullist ikkagi ka kaugemale vaatama, et see on see tasakaalu leidmise tee. Ma arvan küll selles mõttes, et me ikkagi päeva lõpus ei ela päris isolatsioonis nagu teistest inimestest ja tegelikult nagu ka need uuringud näitavad, mida ma välja tõin, siis ikkagi päeva lõpus me võidame sellest nii-öelda teistele inimestele andmisest, me võidame nii palju rohkem, kui me lihtsalt oleksime omaette olles, nii et tegelikult see andmise ja tagasisaamise tunne, mis tekib tegelikult ikkagi nagu inimsuhetest ja sotsiaalsest suhtlusest, et ma arvan, et see on see, mis inimesi päeva lõpus nagu ikkagi hoiab üleval, viib edasi ja annab selle jõu ja õnnetunde, et tuleb endast aru saada, kuid jagada oma maailma teistega. Suur aitäh!